Ehitusmaterjalide pinnad, mis imavad vett eriti tugevalt, näiteks gaasbetoonpinnad, kergkruusplokid, keraamilised ja silikaattellised, mineraalvillaplaadid ja nii edasi, vajavad spetsiaalseid kruntimissegusid, sest vastasel juhul võtavad viimistlusmaterjalide veesisaldusega ained, nagu segud, pastad, emulsioonvärvid, osa oma veest ära, mis on aga eluliselt vajalik viimistlusmaterjalide hüdreerumisreaktsioonideks või vee lisamise reaktsioonideks. Kui ei kasutata spetsiaalseid kruntimissegusid, saadakse tulemuseks habras, mehaaniliselt nõrk materjal. Plokkrunt on halli värvi polümeerse dispersiooni baasil valmistatud krunt, mis on mõeldud tugevalt imavate pindade, gaasbetooni, kergkruusplokkide, keraamiliste ja silikaatelliste, keraamiliste ja mineraalvillaplaatide töötlemiseks. Krunti kasutatakse vee imavuse ühtlustamiseks ja homogeniseerimiseks enne igat tüüpi sünteetiliste ja mineraalsete krohvide pealekandmist. Samuti aluspinna materjali pinnakihi tugevdamiseks, pinnastruktuuri loomiseks, materjali kõvaduse ja kulumiskindluse suurendamiseks. Krunt laseb läbi veelaudu. Materjalid on teatud määral hingavad. Plokkrunt on mõeldud nii sise- kui ka välitöödeks. Plokkkrunti võib vajadusel veega lahjendada, sõltuvalt pinna vee imavusest. Väiksema imavuse korral tuleb krunti lahjendada vahekorras 1:1, suurema imavuse korral vahekorras 1:3. Konstruktsiooni aluspinna pind peab olema kuiv, ilma pinnale jäänud mustuseta ja puhastatud lahtistest osakestest. Plokkkrunti tuleb enne kasutamist segada ja kanda pinnale pihustades rulli või pintsliga. Pärast pealekandmist tuleb lasta plokkkruntil vähemalt 2 tundi kuivada, ei ole soovitatav kanda märgadele pindadele ega töötada vihmastes välistingimustes. Kuna krunt sisaldab polümeere, on krundi normaalseks kõvenemiseks oluline, et õhusuhteline niiskus oleks alla 65% ning töödeldava pinna temperatuur üle 5+ kraadi Celsiuse järgi. Plokkrundi kulu sõltub pinna vee imavusest. Kui kasutatakse plokkrundi kontsentraati, siis kulu on ligikaudu 1 kilogramm 10 ruutmeetrile pinnale, kuid tugevalt imavate pindade puhul lahjendussuhtega 1:3 vastu on kulu umbes 1 kilogramm 40 ruutmeetrile. Plokkkrunti kruntsegu tuleb hoida tihedalt suletud originaalpakendis, kuivas ja jahedas ruumis, kus on hea õhutus. Säilivusaeg on 1 aasta. Tuleb kaitsta külmumise ja liiga kõrgete temperatuuride eest. Materjali tuleb hoida lastele kättesaamatus korras. Plokkrundi kruntseguga töötamisel ei ole vaja mingeid erilisi ettevaatusabinõusid. Käte kaitsmiseks kandke kummikindaid või polüvinüülkloriidist kaitsekindaid. Soovitame hingamisteede kaitseks kasutada respiraatorit ning samuti soovitame kasutada külgkaitsetega kaitseprille. Edu töödes!